Nii, ja jätkame teiste projektitegevuste tutvustamisega. Projekti üheks eesmärgiks on ka luua niitude majanduse nõustamissüsteem. Selle raames on plaanis päris mitmeid erinevaid tegevusi. Nii näiteks on rohkem kui pooled väärtuslikest pärandniitudest jätkuvalt majandamata. Selle projekti raames on plaanis üles otsida nende niitude omanikud, et siis kas nende enda poolt või nende nõusolekul riigi korraldamisel saaksid need niidud uuesti hooldusesse võetud. Teiseks projektitegevuseks on pärandniitudele tulemuspõhise toetuse väljatöötamine. Kuna tegemist on täiesti uue kontseptsiooniga, siis oleme projekti arvestanud toetusskeemi laiapõhjalisema tutvustamise toetuse võimalikele taotlejatele. Aga juba praegu on meil väga palju pühendunud pärandniitude majandajaid. Edaspidi soovime neid tunnustada ja tutvustada ka avalikkusena, et kes on need tublid Eesti inimesed, kes tegelevad päevast päeva sellega, et tagada meile kõigile oluline avalik hüve, milleks on elurikkus. Tegelikult on niitudega seotud nõustamisvajadus laiemgi. Loodame jõuda projektiga just sinna, kus vajadus nõustamise järele kõige suurem. Aga miks me räägime pärandniitudest nii palju? Veel eelmise sajandi algul katsid pärandniidud 1,8 miljonit hektarit, mis on 40% Eesti territooriumist. Täna katavad poollooduslikud kooslused ligi 130 000 hektarit ja neist 88 000 hektarit kaitstavatel aladel. Seega on tänaseks pärandniite järele jäänud 2-3% Eesti territooriumist. Nende loetud protsentidega on aga seotud ligikaudu pool Eesti kaitsealustest liikidest. Kui niitude seisund on soodne, aitab see kaasa ka paljude teiste liikide parema seisundi saavustamiseks. Poollooduslikele kooslustele on juba paarkümmend aastat makstud toetusi. Sellega alustati Matsalus 2000. aastal ja mõned aastad hiljem kujunes sellest üle-eestiline toetus. Kuigi ajalooliselt on pärandniidud levinud laialdaselt üle terve Eesti, siis tänaseks on seis selline, et suur osa hoolduses olevatest niitudest jäävad Lääne-Eestisse. Oluline on liikuda selles suunas, et niitude seisund paraneks ka ülejäänud Eestis. Ja veel, mis oleks veel oluline silmas pidada? Pärandniidud, nagu ka nimi ütleb, on pärand ja seda väga ammustest aegadest. Eestis on 12 erinevat pärandniidu elupaika. Kõik meie pärandkooslused on arvatud Euroopa Liidu tasandil kaitstavate elupaikade hulka. Nende soodsa seisundi säilitamine on oluline nii Eestis kui ka mujal Euroopas ning seega looduskaitse väga oluline vastutusvaldkond.